vahepeal on jälle hulk vett merre voolanud ja ma olen praegusel hetkel Ukrainas, sõidan Kiievist Poola. Ja no vahepeal sai tehtud siis igasuguseid lugusid, oli siis selline olukord, kus ma sõitsin Rumeeniast Moldovasse ja seal oli piiriületus huvitav, seal üritati mult natukene raha välja pressida selle eest, et mul on tehniliselt passis 8 kohta, aga bussis ainult 2 istet. Ei allunud ja võtsin lihtsalt oma dokumendid tagasi ja sõitsin riigi, kui oli tempel alla pandud. Ja siis ootas ees see Transnistria, keerulise nimega riik, mida on raske hääldada ja selle ületamise kohta räägiti ka igasuguseid õuduslugusid, aga tuli välja, et see vist on kõik möödanik, sest mul oli vaja viisakate inimeste käest soetada ainult 5-eurine vinjett ja oli kogu lugu. Seda küsiti väljasõidul ka ja tehtud ongi. Moldova kohta pean meil nii palju ütlema, et see on vaieldamatult kõige halvemate teedega Euroopa riik. Tee pealinna. Väga hea. Läheb veits aega vist. Tõsi, mul on 3 Balkanimaad sõitmata ja 2 Euroopa saareriiki käimata, aga nendes saareriikide tee olukorras mul ei ole mingit alust kahelda. Ja vaevalt, et ka Serbia ja Kosovo, siis see väike MDH riik, mis mul praegu meelde ei tule, Makedoonia, mind üllatada suudavad, aga see oli lihtsalt hardcore, see oli täiesti hardcore, mis seal Moldovas toimus. Et kui te tulete alt sisse, siis on 2 varianti, üks mis jookseb mööda Ukraina piiri, mina valisin selle, sest see tundus olevat suurem tee ja selle esimene 50 kilomeetrit oli täielik hardcore, see oli lihtsalt seda ei olegi võimalik kirjeldada, missugune tee seal oli. Edasi läks natuke paremaks, aga see, mis jälle tuli siia Ukraina poole. Noh, rets, ühesõnaga Moldovaga sellised lood. Ja siis jõudsin omadega välja Odessasse. Odessa oli suureks üllatuseks. Ma arvasin, et see on selline mereäärne metropol, vana ja kuulus linn, kus kõik on käinud puhkamas. Ei leidnud mina seda mingit puhkamisväärsust sealt. Võib-olla ei osanud vaadata, sõitsin seal linnas ringi ratast, käisin, tegin tiiru peale. Selline vähe räämas kesklinn ja meeletu kogust tööstust, kogu lugu. Ja siis eile õhtul proovisin leida Kiievis kämpat, sõitsin kaugelt mingi kämpa peale kohale. Jõudsin sinna, küsisin väravas mingi vanamehe käest, et kus kämpa on, vana ütles, 4 aastat pole siin ühtegi kämpat, on Kiievis pole ühtegi kämpat. Ja ma ei tea, maga kuskil puu all. Ja läks nagu jälle, nagu ikka, panin ära sõidutee navisse sisse ja keerasin tanklasse. Ja põhimõtteliselt on seis selline, et ega siin paar ööd ongi ja ega pole väga mökitada ka, sest ööd on läinud jälle külmaks. Täna hommikul oli auto jääs siin Kiievi kõrval. Oli natuke jahe magada ka ja tõenäoliselt ega ta nüüd kodu poole sõites soemaks ei lähe. Ja vaevalt, et ta ka nagu väga palju huvitavamaks läheb. Vaat nii, aga iga ükskord peab iga lugu läbi saama ja eks on aeg ka selle loo läbisaamise käes. See kihvt asi, et siin on sellised kiirteed, kus võib 110-ga sõita ja siis täiesti suvalise koha pealt üle 4 rea jookseb või läheb ülekäijate rada. Ongi kõik. Lihtsalt tuled rahulikult 110 sees õhtu pimeduses ja siis vaatad, näe, keegi läheb üle tee. Väga hästi. Poolaga on see kihvt lugu, et kuskilt Euroopa pealt tuled, siis Poolasse jõuad, siis niisugune tunne nagu oleks juba kodus. Kõik on nii mõnus ja hea ja juba kodulõhna on tunda. Aga eile jõudsin siis õhtu pimeduses Poolasse ja jäin kohe esimesse tanklasse seisma, et võtan hunniku kohvi endale ja kraapisin taskust kõik eurosendid kokku, läksin sinna, valasin need kõik selle kausikese peale, milles raha ära antakse ja siis selgus, et Poolas ei saagi eurodes maksta. Aga ega midagi. Varsti saab, varsti on Leedu. Ja
muide üks üllatav asi Poola juures on see, et see Ukraina ja Valgevene piiriäärne piirkond on hästi ilus. Teed on väga head, mõnus on seal sõita ja siis on mingite aegade tagant on sellised nagu RMK platsid, kus saad aja maha võtta ja minna ja istuda ja grillida ja siin mingid vaatetornid. Täiesti uskumatu, ma ei oleks sellesse piirkonda kunagi eeldanud, et seal selline taristu võiks olla. Aga näed, tasub sõita ka Poola ääremaasid, mitte siit Õkva kohe Saksamaale ainult uhada. Tulin kaugelt mööda teed, ainult tähed ees. Tulin kaugelt mööda teed, vaid üks hetk, üks peatus veel. Tulin kaugelt mööda teed, olen kodu poole teel. Tulin kaugelt mööda teed, kodu nähes ilmad vees. Ma ei kuule, ei näe, ei tahagi teada. No nii, näe, ongi lõpp käes. Tallinna lauluväljak. Kogunenud on hulk inimesi, vastu võtma sain nelgid ka kätte, nagu jutt oli. Ja kokkuvõtteks siis tuleb öelda, et on, näed, tehtud. Sõidetud 28 498 kilomeetrit, oli kogu see ring 48 päeva, läks selle ringi sõitmiseks. 32 riiki sai läbi käidud ja sellel osales üks mees, üks Peugeot Traveler ja kokkuvõtteks no problem. Nii et ühtegi tehnilist probleemi ei olnud ja ka mitte tehnilist laadi probleeme ei olnud. Ja ega nüüd ei olegi midagi. Loeme selle projekti lõppenuks, aga see ei tähenda seda, et nüüd vaikseks jääb. Tegelikult on tulemas üks videoblogi veel, on tulemas veel hulk pilte viimasest etapist. Siis me otsime üles selle inimese, kes siis sellele 28 498 kõige lähemale pakkus ja talle tulen toon särgi ja siis Peugeot nänni. Nii et sulle ma tulen koju külla, pane kohvi käima. Ja siis, ega reisimuljeid ja kokkuvõtteid ja selliseid asju ikka tuleb, nii et ega siin lehe peal nüüd üle liia vaikseks ei jää. Aga praegu käiks üle sutsaka vannis ja vaataks siis, kuhu edasi hakkan sõitma.